No поехали. Tervist, Tuuli! Tere! Vau, sina vahva naine, tead, mis kõigepealt ma juhatan sisse selle niimoodi, et ma tegin vist seal numbrite keel Facebooki grupis tegin seda live kohtumist, on ju. ja siis Ja, ma ütlesin ka seal või kirjutasin või õigemini rääkisin, et pange siia, kes millega tegeleb ja sina kirjutasid, et ma olen runoloog. mina ei näinud seda, runoloog, mina ütlesin, et vau, numeroloog, teeme koos midagi, räigelt nii lahe, lahe. davai, jee. Ja siis sa kirjutad, ei, runoloog ja siis ma mõtlen, mis asi see veel on? Appi, ma ei teadnudki sellest mitte midagi, et nii, et tere tulemast, Tuuli. Et Tere! nii lahe ja saate aru, see naine, te näete juba jah, te näete, mis on Tuulil. Tuulil on sellist kärtsu-mürtsu, me siin viskasime juba nalja igate moodi risti ja resti. et suur tänu sulle, et sa oled minu kanalile jõudnud ja suur tänu, et sa oled nii särtsakas reede õhtul, kõigile anname inspiratsiooni, elektrit, energiat ja räägi, kes sa oled, millega sa tegeled, aga tead enne, see, mis sa enne salvestust mulle rääkisid, siis natukene valgusta ka, miks sinu nimi on Tuuli Ruusupindis? Ahah. ahah, Eh, et tegelikult olen tuulipindis, aga Ruusu on minu hüüdnimi. Minu kallis abikaasa pani mulle selle hüüdnime, sest Soomes on sellise nimega koht või külakoht nagu Tuuliruusu. mm. Ja siis, kuna tema on aastaid Soomes käinud ja käib siiamaani ja ma ise olen Soomes mõnda aega elanud ja töötanud, siis saigi Ruusu, sest no kuidas sa ikka ütled naistele, sa oled mu roos, ikka ütled Ruusu, on ju? ma pole kunagi naistele Ruusu öelnud. ja siis ta kuidagi kõlab nii armsasti nagu kokku, et tuuliruusu, uu ja uu ja uu ja nii ma olengi pere jaoks Ruusu. Rohkem olen nüüd küll mamma, sest ma olen vanaema. oo. Et ma olen siis Ruusumamma. Ruusimaa eriti kihvtilt kõlab veel, väga vahva. ja et sellepärast siis selline nimi jah, aga laste järgi olen siis mamma, ja aga muidu teistele olen Ruusu. ma just seda sellepärast küsisin, et kuna siis, kui me hakkasime vestlema sinuga juba seal Messengeris, et siis su nimi ongi seal Tuuli Ruusupindis ja ma panin sinu nime taha nüüd ka selle, et vaatame siis, mis meie vestlusest tuleb, aga siis sinuga saab selle kaudu ühendust Messengeris, nagu ma aru saan, eks ju? oli jah. ja täiesti olemas, vastan enda selle alt teen igast asju, et täitsa ise olemas. kuule, räägigi siis, Tuuli, kes sa oled selline ja millega sa tegeled, selles suhtes mina sust ju midagi muud ei tea, ainultki see sõna runoloog, millest ma mitte S-ugi alguses aru ei saanud ja siis sa pärast muidugi rääkisid mulle, mis asi see on? see on, no mu põhitöö on masseerimine, ma olen massöör. Mm. 10 aasta jookseb. Ruunid hakkasid mind kõnetama kuskil 15 aastat tagasi ja aktiivselt tegelen ruunidega 13 aastat. Runoloog on, kes käsitleb ruune. Mm. Mina ütlen seda, et ma nõustan ruunidega. Inimesed ütlevad ennustamine, mulle meeldib nõustamine ütelda, aga noh, ütleme siis ma ennustan läbi ruunide. Võtan nagu info tuleb läbi ruunide minuni. Kui sul on mõni mure või mõni rõõm või tahad sa midagi teada, midagi lahendada, no mida iganes küsida, siis mina küsin seda ruunide käest ja mida ruunid mulle näitavad, siis mina annan selle info kõik edasi. Ja need on, noh, ja üldse ma ainult tegelengi ruunidega ja need on runoloogid, kes nagu, noh, Mhm. nagu ruuni valdkonnast, et olen proovinud kõike tarosid ja ingliga, no kõik ma olen läbi proovinud, aga kui ruunid juba su ellu tulevad, siis need olid ikka nii tugevalt on nagu noh, pinnal, et ainult ruunid, et kuidagi jah. jah, võimas, võimas ja ma natuke, on hästi võimas. selles see tundub natuke isegi maagiline ja ma natuke valgustan nüüd inimestele, kuulajatele siis seda sinu edukuse koodi. ja see on, ma panin siia kõrvale endale väike spikertahvel, ma kõike ei näita, sest ma juba nii palju avasin sulle sinust. me siin kõkutasime päris
lahedalt, et kuidas numbrid näed räägivad, tundmata sind ju numbrid teevad su lahti väga. no nii räägivad, et külmavärinad tulevad. Me oleks nagu Juba ammu elatud tuttavad. nii ammu tuttavad, et noh. Paha hakkab ja vaata, siin ongi see lugu, et nüüd, mida rohkem ma siin numeroloogias toimetan ja nii kui mul polegi vaja teada, kes on inimene, mul piisab ainult sünnipäevast 6 aastast ja see on super, nii nagu sina ruunidega arvatavasti, et Ja, saab olla seal ja, inimese energia väljas, sa juba saad informatsiooni kätte, eks ju. ja. Ja sinu edukuse kood on siis 44987, mis viitab hästi tugevale intuitsioonile, sellepärast et sul on seal maagilised 498 kombinatsioon ja sellest nii palju ma tahtsin veel natukene valgustada, ma väga palju sinu sünnipäeva, kuud ja aastat ei puuduta, ainult seda, mis on väga oluline. Sa oled 22. päeval sündinud. Ma tean, et mul on ka sünnikaardi lugemises olnud kliendid, kes on 22. sündinud ja neil on nii tugev selline potentsiaal tegeleda just selliste vaimsete tehnikatega ja kõige muuga ja nad ja ma lõpeta tüdruku ära. Et ja siis saad aru ja nad kardavad ja siis ma ütlen ka, et palun tehke, võimendage, andke sellele energial tulla, sest see on see on teie asi. Ei ole vaja karta. Ja, ja samas see, mis sinulgi tuleb nii võimsalt välja, on see, et sinu sünniaasta, kui kokku liita, tuleb 18, ehk siis see on täielikult nabakümp, ütleme soome keeles. sa tegeled nii õige asjaga, eks sa aitadki inimesi läbi vaimsuse lihtsalt leida oma koha. Ja see massaaž, sa ütlesid, sa oled massaažialal juba kui kaua olnud, 10 aastat, rohkem? 10 ja 10 jookseb jah. Ma saan aru, et vaata, massaaž on selline, nimetus on massaaž, aga see on kõige ehedam kontakt inimese energiaväljaga. Et kas sa ka seal, mis massaaži esiteks sa teed, kas sa ka seal kuidagi nõustad inimesi ruunidega või kuidas on need kaks täiesti erinevat asja? Kui ma teen massaaži, siis ma teen massaaži. Kuidas ma seda teen, siis mul on juba kujunenud oma käekiri, ma panen käed peale, siis ma tunnen, kus miskit vaja on teha. No ma leian need kohad, ütleme niimoodi kätega ja siis, mis on vaja lahti mudida, seda mudin. Kui ruunidega tegelen täiesti eraldi, sest siis ma pean ette valmistama, kanalisse minema. Ma teen kaugelt, ma teen lähedalt, võtan inimesi vastu, aga see on teistmoodi. Aga mida ma küll massaaži ajal saan teha, kui väga vaja on, et ma lähen inimese energiakehasse ja siis ma näen ka teinekord, mis tal on südame peal. Ja mis on nüüd, pean ära mainima, sest see on minu jaoks nii uus asi, tõeliselt uus asi, et minu juures on hakanud käima surnud hinged. On olnud 4 juhust ja on ka täiesti üks juhus olnud, et tuleb nagu elus hing, annab info oma õele edasi. Et see on nüüd nii uus asi, mis on tulnud mul nüüd nagu eelmise aasta lõpus, et ma tunnen ka juba nagu seda energiat. Issand, kuidas see toimub, kas sa saaksid natukene valgustada, et ma tean, ma lihtsalt toon sulle näite, et kuidas mul ka üks inimene, õigemini mulle väga tuttav, ütles, kuidas tema tunneb ka ära ja siis need hinged, surnud hinged annavad endast märku või siis näiteks see, et ta töötas sellises kohas, kus ta sai aru, et inimene hakkab ära minema ja siis läbi mingite lõhnade ja läbi mingi info kuskilt kanalilt ta sai sellest aru. Ma mõtlesin, et issand jumal, mina vist ei tahaks sellist tunnet tunda. Noh, minul ei ole selliseid numbreid, sinul on täiesti esoteerilised numbrid olemas sees, et kuidas sinul see, kuidas sa tunnetasid, kas olid juba kohe valmis, ütlesid, oo, tere tulemast, vaata, ma olengi teid pikalt oodanud. Ei. Tähendab, ma teen ka energeetilist korrastamist. Saab kaugelt teha ja saab ka lähedalt kätega. Kaugelt on see, et sa nagu kutsud selle, noh, kõik on energia. Energeetiliselt kutsud selle inimese nagu enda juurde. Aga see oli selline asi, et mul tuli üks väga armas inimene massaaži, minu enda klient, noor inimene. Ja ma hakkasin talle tegema energeetilist korrastamist. See tähendab, et ma lähen vaatan nagu need põhilised 7 tšakrat üle, kus on kinni, mida ma näen, siis ma nagu puhastan need ära ja siis mul tulevad pildid. Ja siis tuli tema kadunud isa talle sõnumeid vahendama. No ja siis ma pidasin seda nii loomulikuks, et noh,
ma ei saanud nagu aru, ma mõtlesin, et kuna ma olen tema energiakehas, siis see tuli niimoodi. Aga kõige esimene hinge oli niimoodi, et teen oma püsikliendile, selles mõttes püsikliendile, et ta on üks esimesi, kui ma alustasin oma massaaži teekonda, minu klient on siiamaani 2 korda kuus nagu kellavärk. Nii et ta on, ma ei tea, kuldmedalit väärt. Ja väga tore armas naine. Tema ema, nüüd on vist 2 aastat tagasi suri. Ja me ei rääkinud tema emast, me ei rääkinud, paljud räägivad minuga, jah, kui öeldakse, et massaaži ajal ja siis me arutame asju ja ma annangi nõu ja kuulan ja siis ma teen ainult massaaži, siis ma ei lähe nagu kuhugi. Ja olen siis niimoodi, et masseerin tal, istudes seda kaela, lasen seal oma sõrmedega ja emast ei olnud juttu, ei sinna poolegi, ta rääkis nagu oma tööalaseid, nagu muresid, ütleme. Saab kergem, kui räägid, eks ole, kuna me oleme nii tuttavad juba, jumala 9 aastat käime või 10 aastat käime ühte sammu 2 korda kuus, siis tead ju inimesest kõike ja aitad nii palju, kui mina oskan aidata, vähemalt siis kuulan. Ja järsku tunnen, mul hakkab halb. Mul on nii halb olla, et ma mõtlesin, et kas see on nüüd ärevus tõuseb või paanika, mul hakkas süda kloppima, mul hakkasid käed värisema, mul hakkas kõik kumisema ja ma tunnen, et keegi naine räägib minuga. Näen, keegi räägib ja tunnen iga ihukarvaga, et see on Kadi ema. Ohkan ja ähin ja puhin seal ja kuidagi selline halb on olla ja külmavärinad ja käed ikka nagu käivad, olen harjunud ju, käte sees on teatud liigutused ja siis panen ikka käed nagu Kadi peale seisma, ütlen, Kadi, mul on väga halb olla. Ei suutnud hetkel rohkem öelda, ütlesin Kadile, et ma joon korraks. Ja siis mõtlesin, mida ma teen. Mida see naine mulle rääkis, nii-öelda Kadi ema, ta oligi Kadi ema, aga siis ma ei pannud nagu kuidagi tõrjusin, et mis nüüd mina ja mul ei ole varem nagu hingedega olnud ja joon siis lonksu vette ja ütlen Kadile, et Kadi, su ema on siin. On või? Ma ütlesin, et jah. Okei. Ja siis ma mõtlesin, et tema võttis seda nii rahulikult, et ta oli isegi nagu ükski närv ei liikunud. Et see on nagu normaalne, et ema ongi seal tema juures. Jah. Ahah. Aga kuna ta on ka vaimne inimene ja ta teab väga paljusid asju, ta kuulab ja loeb, et tema jaoks polnud see nagu, et ta nüüd hakkab hüppama või midagi. Ta oli muidugi nii auga seal augus, sest ma tegin tal selga ja hakkan siis kirjeldama kõigepealt, et kas see on ikka sinu ema. Ja see on minu ema. Ja lihtsalt siis hakkas mu keha maha rahunema ja ma nagu rääkisin siis juba häälega, et mis ma Kadile edasi ütlen ja siis ta muudkui andis mulle, mida ma kõik pean siis sellele oma kliendikesele edasi ütlema. Andsin kõik edasi, rahunesin maha. Inimene sai kõik oma nagu vastused. Ta oli nii rahul sellega ja minu keha rahunes maha. Ja ma olin nii õnnelik. Ja peale seda mul on veel paar korda selline asi olnud ja mulle piisas ühest korrast, et ma tunnen, et mul on nii hea meel, et ma saan inimesele edasi öelda, mis talle tuleb edasi öelda. Ja kui ma olen veel need paar korda on tulnud, siis ma enam ennast halvasti ei tunne. Sa lihtsalt saad juba aru. Ja, et aga see esimene korda elus, see on täiesti, no ikka jah, see ikka võttis täiesti. Sellepärast, et sa ei tea, sa nagu tunned, sa kuuled, sa näed nähtamatuid asju, sa kuuled hääli, aga ei, lihtsalt kellel see on, et mina seda maha ei surunud, hästi julge pead olema. Ma ei karda selliseid asju ja ma nagu julgelt võtsin, et nüüd tuleb rääkida ja muidugi võid ka puusse panna ilmselgelt, sest keegi ei ole jumal. Ja mul on tulnud ka energeetilise korrastamise ajal, mõnega tulevad nagu selged pildid, selged asjad, selged inimesed.
aga tead, mis segadusse ajab, et tulevad märgid. Nii. Antakse märkidena sulle. Et antakse märkidena ja siis no ja koer augub. Antakse märkidega ja siis nagu märke ja siis ole nüüd ja siis, aga siin on üks konks märkidega, et väga põnev on, mul ühe kliendiga olid märgid. Klient saab aru, kujutad ette, mina räägin talle märkidena. Noh, seal mingi kuusepuu näiteks või kuusemets või mingi tee või mingi kott ja mingi, ma ei tea, mingi raamat või päike paistab ja no minule ei ütle see mitte midagi ja räägid kliendile. Inimene saab aru, millest on jutt. Et nii põnevalt on see maailm ja see vaimsus ikkagi sätitud, et kui tuleb anda info edasi, ma annan, ma ei hoia seda tagasi. Ja kummalisel kombel heas mõttes see inimene saab aru, millest on jutt, kui ta hakkab mõtlema. Väga põnev, tead, no nüüd läheb juba nii põnevaks, et üldse see, milleks mina valmistasin, siis siit läheb veel, räägime hoopis mingist muust asjast. Et kuule, nüüd. Ma ei saanud seda endasse hoida, sest see on minu jaoks väga uus, ma olen täiesti roheline sellest. Et aga noh, kuna sa nagu ütlesid, et mul on antud, et aita edasi, siis ma püüan nagu igati aidata nii ruunidega kui sellega, kui jah, et noh, jah. Ja no õigesti. Mulle nii meeldib see kõik, ma olen nii selle, no ma armastan seda kõike, ma ei oska sulle öelda. Nüüd ma jälle kukkusin vadrutama, ma pean ära ütlema, jah, et noh, ma olen 55 sain, ma sain 40. Siis ma hakkasin, tegelikult 38 ma hakkasin vaimset teed käima, 40 käis mul nagu see, noh nagu klõks ära 40-selt. Ja siis ma hakkasin tasapisi katsetama seda teed käima. Noh, nüüdseks siis 15 aastat. Et ennem nagu uskusin ja oli, aga jah, kuidagi peale 40. juubelit oli nagu keegi oleks nagu kurikaga pähe andnud teada, et ärka üles. Ja täpselt keegi nagu äratas, nagu raputas kuidagi. Tulin Soomest, oli üks suvi, ma töötasin karusnahkades, mul oli sügisest kevadeni töö, suvi vaba. Noh, igav, eks ole, ma elan maal, igav. Aga tead, kui sa oled ju sügiseni kodus, eks ole, maist kuni septembrini, siis ilmselgelt mul oli aeg niimoodi, et heinaliblet ei olnud ja mitte midagi. Ja siis oligi igav. Ja ma otsisin kogu aeg, et pagan, ma tahan midagi teha. Ma tahan midagi nikerdada, midagi puidust, keegi nagu kuskil kuklas. Ja hakkasin guugeldama, leidsin ruunimärgid. Ja mõtlesin, et on mingid kronksud, on ju mingid krinksud, mingid tähed, tegin nad selgeks, on mingi tähestik, eks ole. Nendega saab teha, et teen mingi märgi omale, lihtsalt amuleti. Ja amuletist sai komplekt ja komplektist sai edasi, et nüüd ma olengi üks suur inimene, kes armastab meeletult ruune. Vaata, kui põnev. Enne kui ruunide juurde lähme, siis ma tegelikult tahaksin veel teada sellist asja. Vaata, see tuli mulle täiega üllatuseks, aga mind hullult huvitavad kõik need asjad. No mega. Nii palju, kui sa oled mu kanalil käinud, siis sa oled ju ka arvatavasti tähele pannud ja kui ei ole, siis mul on nii huvitavad külalised, kes tegelevad kõikvõimalike asjadega, et lihtsalt minu meelest on nii tore, et meid inimeste aitajaid, teineteise aitajaid on nii palju. Et tegelikult väike üks üleskutse ka, et sina, kes sa nüüd kuulad, see, kuidas me Tuuliga siin vestleme ja Tuuli jagab oma neid kogemusi, see oli üldse võrrata, et sa panid kommentaari. Palun ka, võta muga ühendust, tule ka räägi, mida sa teed, mida sa oskad, kuidas sa aitad. Isegi kui sa teed seda natukene ja alles katsetad, siis tule ikka. Tule jaga seda. Ja olen täiesti nõus, et kui sa oled algaja, noh, hingese suhtes olen mina ka alga. No, ruunidega on ka niimoodi, et neid võib küll teha, aga tead, avastamist vist jätkub elu lõpuni, mul on siuke tunne, sa kogu aeg, ainult praktikaga ja ongi hea, et sa ütled nagu algajatele, et kui sa juba julged tulla rääkida, noh, millega sa teed, siis see on energia, mis aitab sind edasi. Sa julged juba välja öelda sõnadega, mind huvitab, ma teen, ma katsetan. Sest ega mina olen ka veel roheline. Sellepärast, et
ma arvan, et see vaimsus ja need asjad on kõik, et avastad kogu aeg midagi. absoluutselt. Ja iga kord üllatud jälle, mõtled, et oh jumal, et noh, ruune ka paned, et mis siis on, no ei ole, teinekord urgid ja avastadki, mõtled, nii saab ka. See on sama nagu mina numbritega, tead, ega siis numeroloog ka kunagi küpseks ei saa, ma kujutan ette, et tead, me ei, sinna sinna lõpuni välja vaata, ütled enne viimast ohet, ütled ka veel mingi sellise pirni ja veel pärast küpsetad edasi neid asju. Et sina tegeled nii põnevate asjadega, ehk siis seesama, et kuidas sa lähed sinna inimeste energiatesse, neid tšakraid energeetiliselt siis parandad ja korrastad ja mida iganes. Ja sa mainisid niimoodi hästi kähku üle põlve niimoodi, et sa teed seda nii nagu ütleme läbi neti vahendusel, sain ma õigesti aru, läbi online'i, eks ju? ja ja. siis ka kohal sinu juures saab käia Võru linnas. mm.. Elan Võru linnas ja Võru linnas on mul oma ruumid, kus ma teen massaaži ja kõrvaltoas on siis see teine tuba on siis, kus saab siis nii-öelda molutada diivani peal ja igasuguseid muid asju teha. Ja Võrus ma jah. väga huvitav. Kuidas sa online'i vastuvõtte teed ja kas sul kuskilt infot ka tuleb selle kohta või see käib ainult suust suhu, niimoodi räägitakse? Suust suhu, aga mul on Facebookis tuulimassaažituba ja seal on kirjas, seal on nagu hinnakiri ja mida ma nagu pakun. Ma olen ikka ennast reklaaminud ka, aga jah, pigem nagu suust suhu ja kuidagi ma väga ei ole nagu reklaamija ja väga nagu selline, noh, väga nagu seda rääkinud, et noh, kõik, kes vist on tahtnud, on jõudnud minuni või jõuavad kuidagi. Tavaliselt see on kõige parem reklaam. Siis mul on veel üks selline küsimus, et aga kuidas sa online'is võtad vastu inimesi? Kas sa teed kuidagi ta võtab minuga ühendust ja siis ma tahaksin temaga korraks nagu rääkida või tema telefoninumbrit, et ma seletan talle ära või kirjutan. Mul on selleks telefoninumbrit vaja, et kui ma selle seansi lõpetan, siis minul on lihtsam inimesega otse rääkida, mida ma nägin, kui seda kõike kirja panna, sest ma kutsun ta ju enda peopesa peale ja ma hakkan teda skännima ja mul tulevad pildid, sümbolid, tunded, teinekord ka maitsed ja kuidas ma seda kirjutan, siis on hea kas läbi messi, eks ole, rääkida või lihtsalt helistan inimesele, et nüüd ma räägin ja arutame kindlasti läbi. Et mida ma nägin, kas ta saab aru, mida ma talle räägin, miks ta võis nii tunda, kas see on reaalne, et tema elus see on või oli, eks ole, et sihuke koostöö on, et ma annan nagu kogu info edasi ja töötleme selle läbi. Et see on oluline. Väga huvitav, kas sa selle protseduuri, see on nii põnev ausalt öeldes. Ma lihtsalt mõtlen seda, et kui turvaline see on, sa praktiliselt, sa lood siis selle ruumi, sa võtad siis selle tema energia, inimesel siis sa palud arvatavasti kuidagi usaldust selleks, et sa saad tema energia ruumis askeldada seal ja kõik need asjad, need protseduurid. Ma pärast astun välja ja lõpetan ära aga ikka on usaldusväärne, sellepärast, et nii. Minu meelest on absoluutselt kõigi asjadega, mida sa teed. Kui sa teed head, aitad, ütleme lühidalt, siis ära karda mitte midagi. Täiesti nõus. Et muidu kõigega saab kurja teha, nii ruunidega, no kõigega saab ju, eks ole. Aga kui sa oled nagu aitaja ja sa teed nagu südamest ja siis see ei ole nagu karta mitte midagi. Mina ei tee maagiat, ma ei tee maagiat, ruunidega annab paljusid asju teha. Mina ei tee maagiat, mina ei tee neid igasuguseid muid asju. Ma jään nagu hästi niimoodi, et ma ainult aitan nii palju, kui ma saan, ja võimalikult palju head pead tegema, sest see tuleb sulle endale tagasi. Mina ei taha endale paha karmata. See on seesama, sest ma tean, et
ja ja et ma tean, et see, mida välja annad, seda tagasi saad, et jah, ma oma elus olen endal isiklikult oma nahal saanud tunda. No ega ma ei ole ka mingi kõige parem inimene ja on olnud elus tegusid, mida noh, ei ole kõige ilusamad ja kõige paremad võib-olla olnud minevikus, kui seda vaimset teed veel ei käinud. mm. Ja need õppetunnid, mis siis hiljem minuni jõudsid, ongi need, kuidas ma ütlen sulle, et noh, ma ei ole otseselt kellelegi kurja teinud, aga ütleme, kui sa kellegi halvasti taga kasvõi räägid või noh, mingit sitta ikkagi keerad kokku teisele. Sõna otseses mõttes. ja sõna otseses mõttes, siis usu või mitte, see tuleb endale tagasi ja kui sa selle ära tunned, et see on nüüd see sitt, mida sa ise keetsid talle või mida iganes, siis see on kõige parem õppetund ja peale seda sa seda enam ei taha. Mina olen seda tundnud, mul on see sitt endale tagasi tulnud ja see, no ka siis justkui hakkasin seda vaimset teed tegema, nagu need lahti läksid, aga mida ma ise tegin see on nii paganama valus, see õppetund, et usu, ma ei tea, ei taha, mingi hinna eest ei taha seda kogeda. Ja selles suhtes, et olen sinuga täiesti nõus ja tead, kui huvitav veel, Tuuli? Ma hakkasin täna valmistama ühte videomaterjali valmis ja seal on Nii. palju inimeste aitamisest ja üldse, kuidas see elu on üles ehitatud. No tegelikult üsna loogilised asjad, just see, mida sinagi praegu rääkisid. Seal ei ole mitte mingit raketiteadust, ma ei hakka rääkima, ma lihtsalt räägingi nii, nagu numeroloogias ka asjad tulevad välja. Ja seda saad, mida tellid, ehk siis kõik, mida me teeme, me saame selle tagasi. Ja teie Absoluutselt. ja siis teie, kellel edukuse koodis on veel eriti number 9, et siis te saate praktiliselt vot niimoodi, et väga kiiresti, ülihelikiirusega, nii et enne salvestust ka me siin kõkutasime naerda, ma ütlesin, sinul on ka Harry Potteri võlukepikene käes, et tegelikult lihtsalt sa saad kõike ainult, kui sa oled õigel sagedusel ja see, et sinu missioon ka kinnitab seda, mida sa juba teed, sa ütlesid peale 40. vaata, et sa hakkasid tegelema selle vaimsusega rohkem ja tegelikult sinu hingemissioon seda juba nõuabki sinu käest, nii et palju õnne sulle. Tubli tüdruk, ma olen uhke sulle. aitäh, aga jah, et panen südamele inimestele, et jah, et no tuleb tagasi ennem või varem. Mul on nendest inimestest, ma ei saa öelda kahju, noh, kuidas mul on ka lihtsalt nagu vaata, eestlane räägib niimoodi, et jube ilus ja no selliseid sõnu, et kahju nagu, kes nagu ei saa aru või ei mõista, et kui tal läheb nagu halvasti ja kui sa nagu küsid ja ta hakkab nagu rääkima ja sa saad aru, et ta ise tegi seda endale, et ta saab nagu bumerangina tagasi, siis tahaks karjuda, vahest ma ütlen inimesele, et õpi sellest, miks sa ei õpi oma õppetundidest, kelle omadest veel, noh. Et sellepärast mina küll jah, ka ei karda neid teha ja tähtis on olla aus ja mitte teha kurja, sest see tuleb tagasi. Noh, jah, mõni ütleb, et no noh, muidugi siin on ka see asi, et ta ei pruugi sulle tulla, oleneb jah, sina numeroloog kindlasti tead vaadata, et kellel noh, võib ju minna siis sinu lastele edasi näiteks. Jällegi tahad ma ütlen, kellel see oht on või? Nii, ütle. No vot, selleks peab natuke sünnikaarti vaatama, aga need, kellel on tervise kolmnurgas 18, et vot siin sa läksid küll naela pea pihta. Ma praegu niimoodi edukuse koodi sinu oma vaadates ei saa ütelda. Issa, kuule, meil on lõpuosa täpselt sama. 7 on sinu edukuse koodi lõpp. Tead, mida sa tüdruk tegema pead või? Sa pead rohkem füüsiliselt tegema mingeid selliseid kehale. Sa elad ju maal, eks ju? Omal. Kõndima rohkem. Sa niikuinii teed seda. Ehk siis see füüsiline üleskundo. Sa saad soome keelest aru? Vot, saan. see asi. Ehk siis seda pead hoidma. Ehk siis kõige suurem probleem meil siis sinuga, kellel on 7 edukuse koodi lõpus, on siis hambad, kopsud ja jalad või põlved, liigesed. Vot, said. Ja siis, kui nüüd tuleme selle asja juurde, nii nagu sa ütlesidki, ma olen täiesti sinuga samal meelel, et vahet pole, kas sul on 18 seal tervise kolmnurgas või ei ole.
siis ärgem tehkem teistele kurja, seepärast see tuleb meile tagasi ja kõige hullem on see, et kui me sellest aru ei saa ja ei mõista seda, siis see lihtsalt läheb automaatselt siis meist edasi. Okei, Ja, kuule, nüüd me siin nahutame juba rahvast, see polnud meie eesmärk, aga no ju siis keegi praegu plaanib reede õhtul teha midagi sellist, mis ei ole sünnis. Miks me muidu räägime sellest praegu, sest täna on ju reede õhtu, ma panen selle salvestuse kohe peale meie vestlust üles ka, nii et vot, nägid, lõpeta kohe ära, mis sa seal plaanid praegu seal kuskil. mitte sina, Tuuli, aga see keegi nüüd, kes vaatab. Nii, kuule, aga siis läheks nüüd niimoodi väga sujuvalt sinna ruuni peale üle. Sa ütlesid, et sa nii. tegid oma esimesed ruunid justkui kaunistuseks. Kas sul on niimoodi varnast võtta ka need ruunid ja näidata meile kas või mingit ruuni? Oh. Ja, mul ei ole küll seda, noh, neid, kuidas ma ütlen sulle, ei ole neid, on ehete karbis, aga ma võtan siit ühe ruumi, mis ma olen ise muidugi teinud. Mis ta siin tuleb? Turisass. Oi, sass. Ahah, Turisass, jah. turisass, ma mõtlesin, et sass tuli, Aleksander. Ei tulnud. Turisass tuli. Ja ma kohe ütlen sulle. Ma kohe turisassist sulle räägin. Selline on minu kotikene. Siin on minu raamat, mis nüüd välja tuli. Oi, lappa natukene, ruunid räägivad. Kas see on selline Ja nagu... ma kohe otsin sulle selle turisassikese ülesse. Ma võin hääldada asju valesti. No kuidas keegi hääldab? Oota, ma kohe otsin sulle selle turisassikese ülesse. Tead, see on nii põnev, et ta nüüd tuli. Noh. Ta on üks müstiline ruun. Nii, see tähendab midagi. Tarkus. See on Antsus. See on Antsus, aga kus on turisass? Turisassi märk on siin, aga oot. Nüüd ma viidan aega. Ei ole hullu. Viida, huvitav on juba. Antsus. Sidemine, ruumi jõud, vaata. Jaa. Lühike tähendus. Tuli. See on täiesti selline õpperaamat sul siis tehtud, et kes... Jaa, see on käsiraamat, see on lühike tähendus, siis on põhiteema, siis on ruuni kui protsess, siis on vastasseis ja strateegia, ümberpööratult armastus ja suhted, ka ümberpööratult karjäär ja töö. Seda osa ruune ei keerata ringi, osad on, mis ei pöördu. Turisass pöördub ja siis on tervise vaatamine ja varjundid ja koos teiste elementidega. Ja mis kindlasti sind kõnetab, et turisassil on ingli numbrina 3 ühte. Issand, kui põnev. Ja et temal on ka selline nagu kokkuvõttev fraas on, et turisass on numbritena 3 ühte, kahanev kuu ja piir ei ole takistus, ta on kaitse, ütleb. No mis sa ütled 3-1 kohta? 3-1 kohta ütlen seda, et kui teie näete näiteks sellist märki kui 3-1, siis tuleb võtta ja alustada seda asja, mida sa oled juba pikalt venitanud. Ja sa oled mõelnud seda peas, et äkki peaks tegema või äkki peaks tegema. Näiteks täna mina ja sina, kui me siin vestleme kahekesi, see märk tuli arvatavasti, me ei mõelnud, sa ju ei mõelnud ei minu peale konkreetselt, ei mõelnud enda peale, see tuli nüüd kellegile ja arvatavasti meile kõigile, et ärgem venitagem seda kummi, hakakem tegema seda, mis sa oled juba ammu oma siin südamepiirkonnas mõelnud ja eelkõige see peaks olema siis seotud inimeste aitamisega, kuna meie kontekst on selline täna. Ja ongi põnev, et ta tuli, et see ongi nagu sisenemine, ruum kui jõud ja seisund, ütleb selle ruuni kohta.
Turisass on kaitse ja teadliku vastasseisuruun. Ta viitab vajadusele kehtestada piir, peatada läbimurdmine ning vabaneda vanast, et teha ruumi uuele. jah, 3 on selles suhtes uue algus, et lihtsalt alustama pead. Ja. Vaata hästi, kui sa alustad midagi, vaata, siis sul jääb automaatselt midagi taha või noh, selja taha. Turisass soosib õiget ajastust. Õigel hetkel, õiges kohas võib tuua tugeva kaitse ja ootamatu eelise. Nii et tundub, et ta ei tulnud niisama sealt kotist välja. Täiesti põnev. On, seda ma tahtsin küsida Tuuli su käest näiteks, et kui sa nüüd, oota, kuidas sa ütlesid, sa nõustad ruunidega, eks ju? Jah. Kas inimene tuleb, klient tuleb siis sinu juurde teatud küsimusega, siis sul on see kotikene ja kas tema võtab selle ruuni sealt välja või sina võtad? Ei. Minu tööriistu ei puutu mitte keegi. Inimene tuleb minu juurde. Hea on, kui tal on küsimused, nii on lihtsam, siis hakkame arvama, et ruunid on puhastatud eelnevalt. Mina panen käe kotti, esitan küsimuse ja käega sobran nii kaua. Tavaliselt ma võtan 3, 5 ja 7 ruuni. Ja siis hakkan neid kokku panema. Ja siis ma kotist järjest võtan ja panen niimoodi. Ja ma näitan sulle ruunide linikut. Ahah. Okei. Ruunid armastavad, ruune ei panda kunagi palja laua peale, alati liniku peale. No minul on selline, ükskõik riie peab olema. Ja siis laon sinna ja neid asju, millega mina töötan, ei puutu mitte keegi. Siin on ainult puhas minu energia. Okei. Kuule, aga siis mis asi sind viis ruunideni? Kas sa mäletad seda algust üldse, kuidas see ruunid tulid sinu teekonnale, kas läbi kellegi või sa nägid mingid märke või kuidas see juhatus tuli sulle sinna? Tead, see tuli niimoodi, et ma tundsin, et ma pean midagi tegema. No pean on jälle võle sõna. Ma alati ütlen inimestele, et sa ei pea midagi tegema, mida sa ei taha. Aga minu sees oli nagu mingi sund, et ma pean midagi tegema, ma tahan midagi teha, miski tahtis minu seest välja tulla. Ja nagu enne mainisin, et siis ma otsisingi, et mis on, et hakkasin lihtsalt mingi talismale teha või näpu vahel midagi, aga see pidi olema raudselt midagi nagu müstilist, mitte niisama mingid lilled ja liblikad, kuigi liblikaid ja lilli ma väga armastan. Ja siis tulidki, hakkasin guugeldama märke, milliseid teha. Ja siis tuligi ruunitähestik, nii kui ma neid nägin, ma ei saanud nendest mitte midagi aru. Ja siis ma hakkasin lugema ja vaatama ja siis meeletult hakkas see huvitama. Ja siis telekas, ikka oli märk. Telekas jooksis sari Viikingid. Tead, kuidas mulle see sari meeldis või? Ma lausa ootasin, kuna see film jälle tuleb, aga see on ju Põhjamaa ja see ongi ju Viikingid ja kõik need ruunid on ju üks süsteem. Ja siis kui tuli neid vihjeid ja siis ma mõtlesin, et issand, ma olen õigel teel ja siis ma hakkasin niimoodi neid meisterdama ja siis ma meisterdasin selle komplekti kokku ja siis ta mul seisus. Ja siis ma hakkasin siis neid endale selgeks teha, aga eesti keeles on väga vähe infot ruunide kohta. Ja siis ma mõtlesin, et kust ma saan. Vene keelest hakkasin tõlkima. Arvuti muidugi aitas tõlkida, sest vene keelest on nii palju, et seal on teatud. Leidsin ühe koha, kus on raamat venekeelne muidugi Venemaal, kus on 3800 kombinatsiooni, ruunide kombinatsiooni. Ja siis ma ühele tuttavale ütlesin, et kurat, kuidas see raamat Venemaalt kätte saada. Ja siis arvuti tõlgib ja siis raamatu jaoks ka hästi palju materjali
on mul tõlgitud ja tuhnitud ja otsitud, nii et ennem kui ma panin kaante vahele, ikka 2 aastat aktiivselt tegin, et mul on ikka kaustikuid ja asju, noh ikka ja mitte, ma kirjutasin ikka pastakaga kohe. Ja see on nii huvitav, vaata, sa juba hakkasid vastama minu küsimusele, mis mul järgmiseks oli, et kus see raamatu idee oli, aga ma sain ka aru, et raamatu idee tuli sellest, et nii, ahah. No see on siuke 2 kaustik, mis on siis mul täis kirjutatud käsitsi ja kleebitud, kõik tõlgitud vene keelest eesti keelde ja otsitud igasuguseid asju. Ja siis tuli mul mõte, et mul on nii palju materjali ja ma tahan selle panna kuidagi kokku. Sest ka ruunidel on omad numbrid, nagu ma ütlesin, omad jumalad, absoluutselt kõik. Ja ma tahan nad kõik kokku panna, et see tuli nagu... Ma loen sulle eessõna. No loe. See raamat ei sündinud plaanist kirjutada raamatut. Ta sündis hetkest, kus vastuseid ei saanud enam edasi lükata. Ruunid tulid mu ellu töövahendina, mitte lohutusena. Mitte selleks, et ennustada, vaid selleks, et näidata seisu. Ka siis, kus ei ole mugav ega ilus. Aastate jooksul on olnud kohal küsimustes, millele ei ole olnud kerge otsa vaadata ja vastustes, mis ei jätnud ruumi enesepettusteks. Ma ei ole õppinud ruune traditsiooniliselt ühe õpetaja või koolkonna kaudu. See, mida sa siin loed, on sündinud iseseisvat tööst, lugemisest, tõlkimisest, võrdlemisest ja eelkõige praktikast. Palju sellest tööst on toiminud vaikuses, kus vastus tuli alles siis, kui olin valmis seda kasutama. Ruunid ei ole minu jaoks kunagi ilus süsteem. Nad on olnud täpsed ja täpsus ei küsi, kas sa oled valmis. Ta lihtsalt on. See on jupike eessõnast. See annab tõenäoliselt vastuse, kuidas see raamat sündis. Ja siis ma tahtsin, ma ei hakanudki siin pikalt, ma hakkan kohe ruune nagu lahkama raamatust ka ja siis ma lihtsalt tundsin, et ma tahan panna selle kõik kaante vahele just selle eesmärgiga. Ei mingit kasumit teenida ega midagi. Ei, ma tellisin teatud hulga ainult raamatuid ja kes ette tellis, see sai, et ruunides, eesti keeles ruuniraamatuid on vist välja lastud minu arust maksimum 4 tükki. Lihtsalt ei ole infot eesti keeles. Ja mina mõtlesin, et ma panen siia kõik kokku, et see on käsiraamat, et ruunid ju räägivad, et oleks nagu kergem õppida, et kas sa vaatad tööd eraldi, kas sa vaatad suhet eraldi, et nagu algajale on lihtne, et ma võtangi selle koha lahti. Ja siis praktiseerides tulevad muud asjad. Ja nii sündis see, panna minu nagu see armastus siia kaante vahele. Minu meelest võrratu selles suhtes, et võta, aga kui sa ütlesid, et sa ainult tellisid mingi portsu, aga nüüd, kui keegi kuulajatest ka tahaks endale seda soetada, kus ta saab seda? Kas ainult konkreetselt sinu? Kirjutagu mulle, mul on mõned raamatud üle ja kui on soovijaid, keda huvitab, ma saan alati juurde tellida, üldse pole probleemi. Okay. Aga mul on praegu tagavaraks ka mõned, nii et ikka saab, keda huvitab, et ise hakata praktiseerima, sest ma tean, paljud ostsid iseendale, ainult selleks, et iseendale teha ja vaadata. Otsid küsimusi oma elist, siis need asjad huvitavad, meisterdad või ostad endale ruunikesed, eks ole, ja hakkad lihtsalt kodus tegema. Näiteks ma tean ühte inimest, kes teebki ainult endale, kes võtab, temal on nagu rituaal, hommiku tõuseb, siis kohvi kõrvale võtab ühe ruunikese, vaatab, mis päev toob. Aga miks mitte? Endale vaadata, mis päev toob. See on sama nagu tarokaartidega tehakse ju samamoodi, et need, kes algajad on, need soovitatakse, et võta endale päevakaart ja siis niimoodi vaikselt hakkab meelde jätma, kuidas Ja, nii on täpselt ruuniga ka, et võtad ja vaatad, et mis ta sulle ütleb ja kas ta kõnetab sind või mida ta sulle, millele ta tähelepanu näiteks juhib, eks ole. Ja siis hakkad niimoodi katsetama. Tead, kuidas numeroloogias numbreid õpitakse?
nii, ei tea, tõesti ei tea. ja ei võta ju numbrit välja ja ei vaata seda, kuidas ta toimib. Ja ei võta jah ja ei vaata. Jah, jah. No vot, ma hakkasin praegu mõtlema sind kuulates, et mina hakkasin seda niimoodi tegema, et esiteks, kui vestlusõhtuid tegin, siis ma soovisin, et inimesed kirjutaksid enda nime ja siis oma sünnipäeva. Ja siis see, Ahah, kuidas ma hakkasin praktiseerima, oli see, et kui ma õppisin seal teatud inimesi, näiteks kas 22 või 16 ja selliseid asju, siis ma inimestelt küsisin, mis päeval sa sündinud olid ja oled. Ja siis ma kogu aeg niimoodi ahah, salvestasin, siis ma mõtlen, 22 peaks niimoodi käituma ja siis ma lihtsalt suhtlen ja räägin ja mõtlen, vaatan, et tal on see ka veel, okei. Ja saad aru, kogu aeg jätan meelde niimoodi. Ja ahah. mida rohkem Nii lahe. suhtled, ja et siis see jääb ju meelde, vaata, et nimi pole oluline, tähtis on see, et mis energiast on selles. No vot, vaata, igalühel omad väiksed nipid. Ja. Kuule, aga siit järgmine küsimus. Et kui palju ruune on üldse kokku komplektis, kas on mingi teatud number? Ja ruune on 25. No, 24 ruuni on märkidega, noh nagu tähestikud, mis nende ja üks on siis, mina on tühi ruun, seal nii. ei ole märki peal, see on Jumaloodini ruun, nii et 25 ruuni on minul. Mhm. Aga sa ütlesid kombinatsioonid, siis sa ütlesid 3000 või 300, palju see oli No kombinatsioon? nii nagu jah, osad ruunid on pööratavad, no tähendab, et noh, kuidas sa kotist välja võtad, on nagu siis noh, negatiivne, ühesõnaga saab vaadata positiivne ja negatiivne ja siis sa paned nad rivvi, on ju, kuidas sa võtad ja siis hakkad niimoodi tõlgendama neid, mida see ütleb, et mida see näitab siis, mis see teine seal kõrval ütleb ja kolmas ja neljas ja siis paned jälle tagasi ja segad ja no umbes nagu kaartidega on ju, Mhm. et sa muudkui paned ja küsid ja vaatad jälle ja niimoodi nad ju vahetuvad ja käivad parasjagu, kuidas ta vastama hakkab sulle seal. Mhm. Ja päris huvitav maailm. Siis sa tead nüüd, kui sa mitu korda vaatasid sinna ekraani või kuhugi poole sa vaatasid, siis ma nägin, et sul oli hästi kihvt tätoveering siin kõrva taga. Need on ja Kas isiklik need on küsimus, aga oodivaresed. näita korraks, nii ilus oli kuidagi, hakkas silma väga hästi. Ahah, jaa, väga hästi. Kotkas ei ole või? Vares on? Ei ole, need on varesed. Üks on hugin ja teine on mugin. Tegelikult on hugin ja muinn. Aga noh, vaata, see kõlab, kuidas keegi kuuleb, on ju. Üks on tarkus ja teine on mõte. Et need on Oodini varesed mul jah, et need käivad sellega kaasas selle jumalaga. Väga põnev. Sest kui ma kanalisse lähen, siis ma kutsun ikkagi need peajumalad ja kõik need enda juurde appi, et nad mind siis aitavad ja nõustavad ja. Väga põnev. Selles suhtes, et ma ei tea, ma tahaks nii hullult küsida, aga ma küsin muidugi seda, ühe küsimuse küsin nüüd ära ja kui see küsimuse vastus on selline, et sa ei taha, et see läheks salvestusse eetrisse, siis sa ütled, et sa võid seda mulle pärast vastata. kuidagi Okei, mulle küsi. ja, et mis tähendab kanalisse minekut? Sa ütled, et sa lähed kanalisse. Mida see tähendab, kuidas sa seda teed? Kas see on mingi selline sinu protseduur, kuidas sa lähed või see on ka seotud kuidagi? No kanalisse lähen mina niimoodi, et ma maandan ennast kõigepealt ära. Ma mõtlen, jalad on ristis, ei tohi midagi olla, käed-jalad. Panen jalad tugevalt vastu maad ja kujutan ette oma jalgade alt, jalataldade alt jooksevad suured puujuured. Siis mööda jalgu tulevad nagu puu ja mida ülespoole, siis siit läheb nagu kroon lahti nagu universumisse, selline nagu kanal, kus tuleb siis nagu selline noh, puupõre või mingi valgus või jah, nagu ülevalt jah, et siis ma panen nagu ja siis ma mõtetes nagu kutsun siis endale need abilised, siis mul on sihuke sau. Oho. Siis sellega ma siis nagu kulistan ja kutsun siis omale need
omale need teatud asjapulgad siis kõik kohale ja siis ma tunnen ja näen, kui nad kõik ilusti tulevad, kuidas nad siis saabuvad ja siis ma hakkan tööle, siis ma olen nagu kanalis. See on nagu kanaldamisega, et sa kuidas ma sulle ütlen, et ma lähen nagu kanalisse, nagu ülesse valgusesse ja siis ma vahepeal küsin ja siis mul tulevad sinna kuhugi need pildid kõik. Ja ma olen ka niimoodi Akashi kroonikaid lugenud, et ma lähen nagu täpselt sama meetodika üles ja siis ma nagu mõtetes, võib ka häälega mõtetes siis ütlen, et ma tahan nüüd Akashi kroonikaid minna lugema, et mida te head mulle näitate ja siis mul tuleb nagu siis suur raamatukogu, kus on siis raamatukogu hoidjad ja siis ma lähen seal trepist üles ja siis ma vaatan siis, mis mulle siis näidatakse. Okay. Ja sealt tuleb niisugune huvitav ja sealt tuleb küll sümbolitena jah, mulle info ja siis neid sümboleid ma vahepeal siis nuputan niimoodi, et mul on endale, kui ma endale kanaldan, siis ma olen endale üles kirjutanud ja siis mõtlenud ja guugeldan, mis miski võib tähendada, sümbolina. Ja teen endale selgeks, mis mulle nüüd öelda ikka taheti. Väga huvitav. Aga siis, kui sa teed klientidele siis selliseid, nii nagu sa ütlesid, et sa teed kaugjuhtimise teel neid asju, mida inimene kodus sellel samal ajal teeb? Kas ta on kuidagi rahulik, ootab? Ja see on niimoodi, et kui ma ruune panen, siis ükskõik, mis inimene teeb, siis ei ole vaja, siis tema esitas küsimused ja mina võin ka siis vastata, kui teda netis ei ole või kus. No vahest on, et inimene kirjutab üks päev, ma hakkan teine päev vastama, ta võib-olla on tööl. Aga kui ma teen energeetilist korrastamist, siis on niimoodi, et see kestab kuskil tund aega umbes kokku. Ja siis on väga oluline, et see inimene viskab pikali. Kõige parem on visata pikali, panna silmad kinni või kuulata head muusikat, panna küündla põlema, sätta ennast. Ta võib istuda ka, aga et tal on mugav, et ta oleks nagu see aeg kohab. Ja ta ei pea mitte midagi tegema, mina siis toimetan. Et siis on hea, kui ta ringi ei liigu, ei sibli. Aga ruunidega on ükskõik, täna kirjutad mulle, ma võin homme hakata, kuidas mul aega on vaadata. Siis mul ei ole inimest vaja. Aga kui ma teen nagu seda korrastamist, siis mul on vaja, et ta paigal on. Okay. Tagasiside on niimoodi, et mõni tunneb midagi, mõni ei tunne mitte midagi. See on ka erinev. Sa võid tunda, aga sa ei pruugi ka mitte midagi tunda. Mis siis peale seda seansi inimestel juhtub või mida nad tunnetavad, et hakkavad asjad muutuma kuidagimoodi või mis? No oleneb, kui kinni ta on, et mõnikord on vaja mitut seanssi. Kerguse tunne on, vabanemine on. Ta nagu ikkagi lükkad midagi käima. Oleneb, kui kinni sa oled ennast jooksutanud. Energiad on kinni, ei liigu. Kas sa oled liigsalt muretsenud või on midagi väga halba juhtunud, et sa oled nagu midagi kinni pannud, näiteks südame, eks ole. Siis kui sa seda vabastad, siis peaks nagu inimese sees kergus tulema. Mul on endale seda tehtud ja palju kergem. Mina tunnen kergust, midagi sai liikuma. Aga inimene peab ise ka sellesse panustama, et sa pead ikkagi ka füüsiliselt liikuma, vett jooma ja oma mõtteid korrastama. Et nagu koostöö on see, et mina võin ju sind vabastada, aga kui sa edasi seal augus oled ja ise nagu sammukest ei astu, siis nii on nagu kõigiga on ju, kõigi asjadega. Ja, see on absoluutselt, tead, see jällegi meenutab, kui huvitav, et kui ma teen siin sünnikaarte, kas ma teen siis suulist või ma teen kirjalikku ja nii edasi, vahet pole. On seesama, nagu sina annad seal, puhastad neid energiaid, eks ju. Mina annan siit selle kasutusjuhendi, aga inimene peab väga palju ise panustama, et seal mingit muutust toimub. Nii nagu mina tegelen iseendaga kogu aeg siin jälle vahepeal tunnen, et jälle ma lähen kuidagi vaikselt miinusesse. Kõpp, jälle tõstan ennast ülesse ja see ei tähenda seda, et me oleme nagu head või halvad, nii nagu sinagi vaata, sa annad endast parima ja kui inimene ongi niivõrd ummikus, nii nagu sünnikaardi ei saanud, näiteks saabki aru, et vau, ma ikka olen nii miinuses, et mul on ikka väga palju tööd. Ega see ei käi ju klõpsust,
peale analüüsi saamist, see võtab seal mõnel pool aastat, mõnel võtab 3 aastat, et see on nagu pidev töö. Nii nagu sinu selle... Pidev töö iseendaga, nii on ruunidega ka, et miks ma nimetan rohkem seda nõustamiseks, et mina näen ja arutan sinuga läbi või aitan midagi, eks ole. Ja kui ma ikkagi näen, aga sa pead iseendaga nagu tööd tegema. Ma ei saa sulle ette öelda, eks ole, palju on ju inimesi, kes küsivad suhete kohta ja on katkised suhted ja mina ei ole see inimene, kes ütleb, et vot sa pead lahku minema või sa ei tohi lahku minna. Ma näen, et kui sa nüüd seda muutust ei tee, on ju. Siis läheb niimoodi. Siis on niimoodi, eks ole, või ma üks väga tihti suhetega ette tulev asi on see, et inimene ei väärtusta iseennast. Inimene ei väärtusta iseennast, näen, et no on nagu lahus ja ei ole ja siis ta nagu süda valutab ja mis ikka siis sa, kurat küll, no väärtusta ennast. Kui sa ikka näed, et sealt ei tule midagi, siis no ära punni. Mina ei ole ütlema, et sa nüüd pead lahku minema või teda tagasi kutsuma või kuidagi, siis ma lihtsalt püüangi nagu suunata, eks ole, et väärtusta ennast ja tee parimaid otsuseid, et mina näen niimoodi, et kas on mõtet või ei ole mõtet. Mina ütlen otse ka, et no ei ole mõtet. Ja inimene ütleb, ei, ma ikka tahan. Sinu valik. Sinu valik, kui sa tahad. Lase minna. Täpselt nii. See on et me ei saa inimestel, vaata, sina näed ju oma asju, mina näen oma asju. Mina naeran selles suhtes, et mina olen super lahutaja, kui ma näen, et numbrid on miinuses ja siis mina ütlen otse välja. Mina ei andiks sellise inimesega, vahet pole, kas see on naine või mees või näiteks koostöö ka mingi teatud inimestega. Kui ma näen ikkagi numeroloogiliselt, ma räägin inimesel plussid ja miinused ja siis ta ütleb, jaa, ta ongi ikka niimoodi, nagu sa räägid miinuspoole peal. Ma ütlesin, et miks sa toimetad taga? Miks? Just seesama eneseväärtustamine. Aga meie, Tuuli, oleme ju ainult siis aitajad, igaüks teeb ise omad otsused, nii nagu Ja sa ütlesid õieti, mina ka ei, ma muidugi, ma jah, et lahku, mina ka küsin nagu sinagi, et oleks, et mida sa ootad sealt on ju või miks sa, ma näen ka, et sealt ei tule midagi, mida sa punnid on ju? Mõnel on vaja veel saada mingi teatud karma õppetund. Ja ongi ja ruunid on ühed põnevad asjad, et mulle nad ka näitavad tihtipeale, ongi teatud ruunid, üks on ka see Oodini ruun, et mis on ikka saatusest saadetud. Ja mõned ruunid, näiteks purustav ruun, hagalass ja sellised ütlevad ka, et saatusest saadetud ja kohe ütlebki ära, et sa ei ole oma õppetunde ära õppinud, õpi nüüd ära. Ja siis ma inimesele ütlesin, õpi see ükskord ära, kuidas sa aru ei saa. Aga siis ongi, mida inimene ise edasi toob, on ju. Õpib ära või ei õpi ära või ega me ei saa tema eest elada, eks ole. Me saame ainult nõu anda, olemas olla. Inimene peab ise oma elu eest vastutuse võtma. Täpselt nii. Kuule, kallis naine, Tuuli, nüüd millise soovituse sina annaksid inimesele, kes oleks väga huvitatud nüüd ruunidega tegelemisest ja kuulis siit praegu, et sul on selline raamat välja antud eesti keeles, täitsa puhtas eesti keeles. Täitsa puhtas. Kuidas alustada, mida tegema peaks? Kas kõigepealt endale soetama raamatu kuidagi või kõigepealt ise tegema ruune? Kas need on kõige kihvtim, et kui on enda tehtud või siis soetama kuskilt need? Kas kuskilt poes müüakse neid? Kindlasti, poes müüakse. Kindlasti kuskil müüakse. Neid on internetis küll ja küll. Minu soovitus on teha ise. Kas puidust või kivist või joonistad peale või graveerid peale. Ise tehtud on ikka ise tehtud, kui sa hakkad midagi looma ja kindlasti ära mõtle, milline ta saab. Ei pea kunstiteos olema. Sa võtad selle tähestiku ette, sa joonistad ikka ju nagu tähed on need, eks ole. Et mina soovitan ise teha algusest peale. Ja kui sa ise teed, sa juba paned sinna oma energia, juba suunad. Sest kui sind see asi huvitab, sa teed ju põnevusega, eks ole. Sa juba täidad iseenda energiaga seda. Nii et mina soovitan ise teha.
muidugi võid osta ja ei, ise, kellel on aega ja tahtmist, nikerdage ise. Siis annan ühe hea nõuande, et seda saab igast materjalist teha. Minul on puidust tehtud, peale joonistatud ja värvitud, aga saab ka kivi peale teha. Kõige parem on, mina olen ka nii teinud, et olen oma tuttavatelt palunud, et terve maa ja kus keegi reisimas käib, et igalt maalt üks kivikene otsida. Maailmast laiast kivikene, kuhu teed märgi peale. Näitan sulle paari. Tuligi ootamine. No kivikese peale, näed, selline kivi. Jaa, väga lahe. Aga kividega on selline asi, et kui ei taha puidust, kas näiteks pihlakas või kadakas on hästi hea, teed seibid, seibikeste peale. Et siis on selline asi, et kui on vähegi võimalik, mine kuhugi jõe äärde, voolab vesi ja korja jõest vee seest sellised, siuksed parajakesed, võib-olla siuksed euromündi suurused. Lapik on sellest parem, et siin on hea peale joonistada. Need märgikesed ja teed endale komplektikese koti seest, kotikese mingi, kust on hea võtta ja linikukene. Parem oleks, kui on naturaalsest, nagu sellest materjalist, mitte sünteetikast. Ise teha. Ja siis jah, võtad selle raamatu ja hakkad katsetama ja selle raamatu järgi ja võib-olla otsid veel kuskilt infot ja veel parem, kui sa ise tunnetad, mis tunne on, kas jätad meelde või paned kirja. Siin on mul raamatus ka sellised kohad jäetud. Näed, minu tähelepanekud, selliseid ruute. Et siia saab ka kirjutada kohe. Oma tundmuse selle kohta näiteks. Sellepärast, et mul on, ruuni inimesi on vähem kui neid taro inimesi, aga üks ruuni inimene kunagi ütles, et temal on selline kogemus, et näiteks üks ruun, räägib nagu ühte juttu temale, aga teisele võib hoopis midagi muud rääkida. Et kas seda panna tähele, et see ongi nagu katsetamine. Aga mina soovitan ise teha ja oma energiaga, oma tunnetusega, see on nagu kõige parem. Aga muidugi võid osta, puhastada ära viirukiga või küünlaga. Sest on ikkagi kuskil seisnud või kellegi käest läbi käinud. Sest väga ilusaid on ka müüa esoteerikapoodides, saad vaadata, on ka nende, mis need on, need poolvääriskivid või mis need on? Ja poolvääriskivid. Ma just mõtlesingi selle peale, et näiteks sinna annab ju nii hästi teha neid. Ja neid on ka müüa väga ilusaid, neid on ametüstist ja millest neid on, eks ole. Muidugi võid osta ja puhastad ise, kas siis pesed vee all ära ja küünlaleegist lased läbi, et kes neid siis seal näppinud on või teinud, tema energia ära läheb, ikka võib. Aga mulle meeldis nagu ise kuidagi, ma nagu jah. Osta ka ja muidugi. Ühesõnaga alustada ruunidest, selle käsikirja raamatust, käsikiri, mis asi see oli? See on see raamat, ühesõnaga. Käsiraamat. Käsiraamat, ja. Et siin on nagu siukene põhiline on siin kõik ära toodud ja siis muudkui hakata puslema. Nii lihtne see ongi. Kuule, aga sul oli... Ja see nii lihtne ongi ja ära mõtle, kui sa alguses millestki aru ei saa, siis mina ütlen ka julgelt, mina ei saa ka veel paljudest asjadest aru. Ja vahepeal pusin ja panen jälle ära ja kui laod, eks ole, ja mõtled, et ei ole võimalik ja see on nagu me juba alguses ütlesime, et see on üks lõpmata tee, et kui kirstukaane vahelt veel jõuad ka midagi hõigata, siis on ka veel midagi õppida. Ja tähendab seda, ära nagu karda neid. Ja ära tee ja mis ma panen südamele, et neid ei maksa karta, mõni ütleb, et ruunid on ju nende, aga kõigega saab kurja teha, tarodega saab ka, kui inimene võtab eesmärgik teisele teha musta maagiat. Aga kui sa hea, puhtast südamest endale või teisele tahad head, siis ei juhtu mitte midagi, nad ei ole ohtlikud. Lihtsalt ei maksa nendega hakata nagu imeasju tegema.
noh, muidugi on ju päris nõidasid, eks ole, kes teevad, on ruunimaagid ja maagiat ja igasuguseid asju, et noh, see on muidugi teine teema, mina ei tee, et kui sa ei tea nendest asjadest midagi, siis ära topi nina sinna. Nii on ju kaartidega ka, eks ole, et kui sa neid valesti käsitled, et aga lihtsalt rahulikult enda jaoks puhaste mõtetega ja mitte midagi ei juhtu, ei ole ohtlik. Ohtlikud on kõik asjad, kui sa neid hakkad tegema, mida sa ei tea. Aga lihtsalt lugeda ja õppida endale panna ei ole ohtlik. Aga kui sa hakkad seal mingisuguseid, ma ei tea, mida välja mõtlema, siis ära üle mõtle. Ehk siis julgelt soovitad alustada ja alguses kasvõi see, et nii nagu sa ütlesid, et võtad ruuni päevas ja nii hakkadki toimetama ja vaatad, kuidas see sinuga räägib. Jah, täpselt. Ja oot, mis mul oli veel üks selline mõte, küsimus oli see, et sa ütlesid, et ruune laduda mingisuguse loodusliku kanga peale. Sul oli seal midagi joonistatud, mis see tähendab? Need ongi ruunimärgid mul. Mina ise, käsitööd, ma ei tiki, ma ei tee nagu, ma lasin, kes oskab tikkida, lasin kõik märgid peale tikkida linikule enda jaoks. Et lihtsalt lasin tal koti ka teha, et märgid peale tikkida, aga ei pea. Mul lihtsalt oli põnev, eks ole. Et aga kes on tikkija inimene, näiteks käsitöö inimene? Paljud on ju või näiteks sõbranna on käsitööne, miks mitte lasta need märgid liniku peale panna? Ma lihtsalt sellepärast mõtlesin, et kas sa mainisid, vaata, et Venemaal on neid ladumisstiile väga palju. Et milliseid ladumistehnikaid sina kasutad? Kas seal on, ma saan aru, et see kogu aeg töö käigus areneb ja areneb. Ma tean seda, et tarokaartides on ka näiteks, kas sa laod seda nagu ristikujuna, siis näiteks see, et mis on minevik, mis on olevik, mis on tulevik ja sa ütlesidki, kui ma nüüd ei eksi, kas oli 3, 7, 5? Ütlesid kuidagi niimoodi? Mina võtan paaritud arvud, jah. Okay. Ma 9-ga olen harva teinud, ma piirdun 5 ruuniga, siis ma tõlgendan nad ära, siis ma panen nad kotti ja segan uuesti ja vaatan, mis tuleb. Okay. Et mina olen enda jaoks selle võtnud kõige lihtsama tee. 1, 2, 3 ja siis 2. Ei, ma panen lihtsalt niimoodi järjest, ütleme niimoodi, nagu kella liikumissuunas, et neid saab ju panna igasuguseid tabeleid on ja asju, aga ma olen nagu kõige lihtsama viisi võtnud, ma ei aja nagu ühtegi asja keeruliseks, sest minu arust, kui sa ikka, vastused on vastused, See on see, et vaata, elu on tegelikult lihtne, me ise elame seda elu keerulist. Ja, milleks teha mingisuguseid, ma ei tea, see on jah. Ja siis tekibki igal inimesel on, ma olen vaatan neid tarokaarti lugejaid ka, et mõni paneb nagu, hakkab paremalt vasakule panema ja mõni kaob vaata, see ongi vist igal ühel oma käekiri. On. Ma lihtsalt seda küsisin niisama, sest ma ei tea, miks ma seda küsisin, nii et ju siis keegi tahtis teada seda, mul on selline tunne. Kuule, Tuulikene. Aga mina olen väga tänulik sulle selle kõige ees, seepärast, et vinge, väga palju materjali, väga palju informatsiooni ja aitäh. Vaadake, kust kohast see nüüd tuli. Tuuli lihtsalt oli Facebooki grupis Numbrite keel, mina seal rääkisin rahvaga juttu ja siis vist arvatavasti mainisin, et märkige ära, kes millega tegeleb. Jah, ütlesid jah. Ja sealt see jutt tuligi, vaata ja näete, üks asi vist teiseni. Nii lahe. Minu meelest ka, et nüüd, kui keegi soovib sinuga ühenduses olla, siis ma panin sinu nime taha nüüd ka sellised, et Tuuli Ruusu pindis Facebooki, kirjutada Messengeri ja siis ma kirjutasin üles nüüd vahepeal Tuuli massaažituba. Oli õige? Jah. On küll õige, jah. Ja neid raamatuid saab ainult sinu käest, need ei ole kuskil raamatut? Jah, ainult minu käest, jah. Jah, okei. Et ma ei jama poodide ja asjadega, et keda see huvitab, tähendab, kelleni ta peab jõudma, see jõuab, ütleme nii. Okei, kuule, tead, kallis naine, mina tänan sind ja lähme siis veedame oma reede õhtut ja aitäh teile kõigile, kes te siin olite, kõik, kes te kuulasite. Äge, aitäh, Merik, et kutsusid. Tšau, Tuuli Ruusu. Tšau.